Tere hommikust kõigile ja saabus ka üliõivatud klubikülaline doktor Arkadi Popov. Ta palus hetk enne meie klubi algust, et ta peab tegema veel ühe kõne, kas ta saab selle teha. Imetlusväärne, millist koormat meie tänane külaline kandma peab. Ja samal ajal on ta Eesti kõige populaarsem inimene. Meie klubid, nüüd juba teist korda Arkadi Popoviga on rahvas tulvil ja huvi ja põnevust jätkub. Nüüd iseenesest me oleme täna üks päev vähem kui 2 nädalat tagasi meie eelmisest klubist ja see oli väga mälestusväärsel või ajaloolisel päeval. Eestimaa läks lukku. Eestimaa sai lukku pandud ja võeti ära veedetud. Doktor Popov, mis siis selle 2 nädalaga on juhtunud? Palju on valguskiirt tulnud, palju on asi süngemaks läinud. Palun. Aitäh. Doktoril. Aga aitäh. Ma ei tea, kas olen ma tõesti nii populaarne, aga hõivatud olen natukene, vabandust, et ma jäin hiljaks. Et iseenesest on olukord selle 2 nädalaga muutunud nii palju, et haigeid tuleb juurde haiglasse kogu aeg. Ma näitan siin mõned slaidid selle kohta ja kuidas dünaamikas see näeb välja. Subjektiivne tunne täna, on olemas objektiivsed näitajad ja on olemas subjektiivne tunne. Ja see subjektiivne tunne täna ütleb mulle, et olukord stabiliseerub ja see on muidugi positiivne ja mille alusel ma seda võin arvata on meie haigla näitel, et täna hommikul on mul haiglas 100 patsienti, täpselt 100. Üks lisandus veel gynekoloogias, aga 101, aga meil on voodikohti 130. Ja kohati on meil olnud numbrid kõrgemad, kui 100 oli 111 ja 114 patsienti oli sees. Ja muidugi voodikohti natukene varuga, et ei oleks niimoodi, et viimase kohani kõik on täis. Ja samas on ka käivitatud protsess, mis peaks meid täitama. See on patsientide äravedu Põhjaregioonist Tartusse. Selleks on tekitatud brigaadid Tartu kiirabi poolt ja nad tulevad Tallinnasse, võtavad patsienti, viivad sinna lõunameditsiini staapi regiooni haiglatesse vajadusel. Ega me vägisi muidugi kedagi ei vii ära siit, aga see peab olema kokku lepitud patsientidega ja need viiakse otse EMO-st, erakorralise meditsiini osakonnast, mitte osakondades, kui nad juba sinna ravile sattunud. Ja kõik sõltub sellest, kas see vajadus reaalselt olemas või mitte, et kui mul on täna tõesti 30 vaba kohta, selline vajadus, ma arvan, puudub, aga see vajadus tekkida nädala jooksul ja see võimalus on nüüd olemas. Kui me räägime sellest statistikast, mis on nagu ikka kui statistika ja vaatame graafikuid, siin te näete, mis toimus 2 nädala jooksul, kuidas me liikusime edasi ja siia me jäime, nagu võib öelda, kõikuma. Nii et siin on meil Leedu, mis tegi läbi sarnast piki enne seda juba detsembri lõpus. Meie oleme nüüd siia jõudnud suhteliselt sarnane dünaamika, aga meil, mida ma natukene pelgan ausalt öeldes, on see, et see dünaamika võrreldes Leeduga, mis see graafik kukkus järsult alla, sarnane olukord oli ka Suurbritannias, väga kiiresti läks alla. Eestis me jäämegi püsima teatud ajaks selle tipu juures. Ehk siis tekib selline ebameeldiv nivoo, nii nagu ta siin meil on olnud juba siin see roheline joon tekkis detsembris, et me saavutame mingid taset, siis kehtestatakse mingeid piiranguid, piirangud töötavad ja mitte see, et me läheme alla tänu piirangutele, aga me lihtsalt juurdekasv jääb seisma. Et ühelt poolt on hea, et juurdekasv ei ole, aga teiselt poolt on halb, kui me jääme jälle seisma kõrgemale tasandile kuhugi ja siis liigume sinna. Sest mida see meie jaoks tähendab? See tähendab ikka tervishoiusüsteemi püsivat ülekoormust ja see tähendab seda, et plaaniline ravi ikkagi suures osas seisab
et suremus on kõrgel tasemel jälle stabiliseerunud, mis on halb. Ja muidugi see, miks me meedikud siin aktiivselt häält tõstavad ja ütlevad, et peab mõtlema selle peale, et mingid piirangud peavad olema läbimõeldud ja prognoosid selle kohta tehtud, seisneb just selles, et see, et me stabiliseerisime situatsiooni, ei tähenda, et me situatsiooni parandasime ja nii ta on. Nakatamiskordaja, need on andmed esmaspäeval, ma sain neid eile hommikul Terviseameti poolt ja nakatamiskordaja ehk siis R-hinnang, ta tegi läbi väga kõrget siin piki veebruari lõpus ja nüüd ta justkui hakkas langema ja meil tõesti valgustunnelis oli ja jääb püsima. Aga ta jäi praegu seisma selle 1,05 punkti juures ja Harjumaa nakatumiskordaja pisut lause kasvutrendiga, eriti ohtlikult näeb välja Eesti ilma Harjumaata nakatumiskordaja, mis on kasvutrendiga praegu ja väga ebameeldiv on Pärnumaa nakatumiskordaja, mis kerkeb siin 1,2 juurde. Ja muidugi Pärnu meid praegu aitab, haiglad meid aitavad aktiivselt ja Pärnu haigla aitab, sinna meil iga päev suunatakse haigeid Tallinnast, aga kui nakatumiskordaja seal kasvab ja patsiendid, kes vajavad haiglaravi, tulevad juurde, kui palju Pärnu meid saab aidata, nii et see on üks mõtlemise koht. Ja kui vaadata prognoosi, mida Terviseamet tegi lähitulevikuks, et see on 9 kuuks prognoos, siis kui nakatamiskordaja jääb püsima nende numbrite juures, kus me oleme täna, 1,05, siis see on kõrgem kui 1, madalam kui 1, siis nakatumismäär langeb, kõrgem kui 1 nakatumismäär kasvab. Mitte väga jõuliselt, aga ta kasvab edasi. Mida peab saavutama, et R oleks väiksem kui 1, siis graafik hakkab minema allapoole. Et mida pikema jooksul me jälgime, võib öelda värki, et kõrgel tasemel, vaatame, mis veel saab, seda aeglasem pärast graafik langeb. Ja see, mida peaminister siin ütles välja, et mida juba mõned parteid kritiseerisid, aga see, et suvi jääb ära Eestis, kui me praegu ei sekku, see võib realiseeruda. Meie muidugi vaatame optimistlikult, meedikud alati on optimistid vaatamata probleemidele ja mina loodan siiralt, me endale haiglas panime eesmärgiks, et 15 juuni peab olema kõik lahendatud. Vastasel juhul, mis meedikud me oleme, et me peame selleks ajaks taastama normaalset haiglaelu enam-vähem. Aga see kahjuks ei sõltu puhtalt ainult meist. Nakatumiskõverad praegu sellised, kus on näha, et me jõudsime platooni, et see platoo, kus me praegu oleme, annab meile väikest plussi juurde, 7 päevaga meil intensiivsus langes, aga meil kahjuks ikkagi me oleme veel plussbilansis, et tuleb haigeid juurde. Ja mis on ebameeldiv, on 65+ patsiendid, seal ikkagi registreeritakse juurdekasv 14% 7 päevaga. Neid haigeid tuleb ja mida me nüüd märkame, et ka haiglasse näiteks eelmise nädala jooksul hakkas tulema, kui me siiamaani rääkisime, noored inimesed hakkasid prevaleeruma nüüd ja vanemad inimesed justkui hästi vaktsineeritud hooldekodudes. Täna me võime öelda, et ka 80+ inimesi tuleb haiglasse. Ja siis reoveekaart. Reoveekaart ei ole praeguseks hetkeks väga optimistlik, ta kohati paraneb erinevates regioonides, aga mis meid siin Tallinnas huvitab, on hästi punane, Paldiski punane, Viimsi, Mardu kaasa arvatud. Punane on ta ka Ida-Virumaal, punane on ta siin Saaremaal ja Hiiumaal Haapsalus. Ja see Tartu ka ja Lõuna-Eesti. Nii et see punane, see tähendabki seda, et
perspektiiviga umbes paar nädalat ei saa oodata seda, et nakatumismäär efektiivselt langeb selles regioonis. Meie jaoks on see umbes 2 nädalat, selline väike prognoos. Reovees viiruse RNA on leitav 22 päeva jooksul või isegi rohkem vähem pluss miinus. Ja mida suuremad kontsentratsioonid, seda RNA kontsentratsioonid reovees, seda suurem on populatsioon, kes on haigestunud ja kes seda produtseerib. Ja siis vanuserühmad on praegu sellised, et kui nädal aega tagasi ma siin meie haiglasisesel briefingul rääkisin, et meil jõuliselt kasvas väikeste laste osakaal, et seal oli pluss 102%. Selle nädala jooksul tuli juurde vähem protsentuaalselt, 8%, aga meie haiglate jaoks ebameeldiv uudis, et siin vanemate inimeste rühmas ja 60 pluss on ka juurde kasv olemas. Et 11. nädal võrreldes 10. nädalaga on siin selge juurde kasvuga rühmas, mis kuulub riskigruppidesse, mis ei ole hea. Ja kui me räägime sellest, kus need kolded asuvad, siis arvan, et räägin õigete inimestega praegu, sest te näete 11. nädal selgelt annab signaali, kus need kolded lokaliseeruvad. Need on siis töökollektiivid, töökoht, 56% koldetest seotud praegu sellega. Perekondlikud kolded on hästi minimaalsed, 5% püsivad ja tervishoiuasutused on juba vaktsineeritud. Siin on ka miinimumini viidud see protsent. Hoolekannes osa vaktsineeritud inimesed läheb alla, lapsed koolis ei käi, läheb alla, aga inimesed käivad tööl. Peabki tööl käima, midagi teha ei ole, aga see lihtsalt toob kaasa seda, et meil need kolled tekivad. Suuremad probleemid on siis endiselt suitsunurgad, puhkenurgad, koos söömine. Kui seda saaks vähemgi kuidagi vähendada, välistada, et see oleks hea, suitsunurgad kinni, puhketoad, ei tea, on see võimalik kinni panna või siis jälgida, et inimesed oleksid seal mask ees ja ka bussiga tööle sõitmine. Kui bussis on tõesti korraga väga-väga palju inimesi, siis ega isegi mask ei päästa, kui inimesed tihedalt koos. Ja see viiruse tüvede sekveneerimine Tartu Ülikooli poolt on praegu pilt selline. 70% praktiliselt on ametlikutel andmetel UK tüvi, Suurbritannia tüvi. Erinevad andmed on siin natukene erinevad, kas 53 kuni 68%. Suurbritannia tüvi nakkavam, nagu te kõik teate, ja ka noortel inimestel on võib-olla ka raskemad nähud esinevad. Me igal juhul näeme ja teame ka, et uuring on selle Suurbritannia tüve kohta tehtud Suurbritannias jällegi, mis näitas, et suremus, haiglasisene suremus, juhul kui inimesed olid nakatanud selle tüvega, on 64% kõrgem kui selle tüvega, mis ringles enne seda, ütleme tavapärane tüvi D614G, mis oli enne seda levinud Euroopas. Ja lisaks Lõuna-Aafrika tüvi, mis Eestis on registreeritud siiamaani väga-väga üksikutel patsientidel, sekveneeritud hästi minimaalselt 18 inimest. See periood on siin suht pikk, nii et neid juurde ei lisandu väga palju. See on, ütleme, väga resistentne AstraZeneca suhtes, Lõuna-Aafrika tüvi, ja kusjuures on tehtud teatud uuringud Pfizeri ja Moderna poolt. Siin, kui me räägime Pfizerist, siis üks uuring näitas, et Pfizer kaitseb Lõuna-Aafrika tüve eest,
aga mõned väiksemad uuringud in vitro, mis tähendab seda, et inimestel, kes on rekonvalessentsed inimesed, kes on läbi põdenud haigust, nendel võetakse konkreetselt olid nakatanud Lõuna-Aafrika Vabariigi selle mutandiga ja läbi põdenud, nendel võeti plasmad, vereplasmad, vereseerumid, mis sisaldas antikehi ja prooviti neutraliseerida nende antikehadega Lõuna-Aafrika viirust. Kahjuks 6 korda kuni 8 korda oli efektiivsus madalam kui näiteks, me räägime siin Pfizeriga vaktsineeritud inimestest, vabandust, mitte rekonvalessentsist, aga Pfizeriga vaktsineeritud inimesed, et nende ja Modernaga ka oli tehtud selline uuring, et seal oli 6 kuni 8 korda madalam efektiivsus sellel plasmal, mida võeti inimestelt, kes olid vaktsiini saanud Pfizer ja Moderna. Et see ei tähenda 100%, et Pfizer Moderna on ebaefektiivsed selle viiruse vastu, kuna need on in vitro uuringud ja sellele järgnevad kindlasti teised uuringud, mis on populatsiooni uuringud ja mis annavad lõplikku informatsiooni selle kohta. Ja AstraZeneca, nii palju kui mina olen seda informatsiooni leidnud, lugenud, tegeleb sellega, et parandada või parendada oma vaktsiini. Võimalik, et oktoobriks tekib uus AstraZeneca vaktsiini versioon, mis peaks olema efektiivne ka LAV mutatsiooni vastu. Aga lisaks on olemas B1, B2 Brasiilia tüved, ega need paremad ei ole, need on ka nakkavamad, kuid ei assotsieeru suurema suremusega. Nii et siin ei saa öelda, et me peame paanikasse sattuma, aga lihtsalt see graafik näitab, et kus me praegu oleme. Olemegi, kus prevaleerub UK tüvi, sellega me elame, nakkavus on kõrgem ja ka võib-olla see on üks põhjus, miks need samad piirangud, mis on kehtestatud näiteks Leedus omal ajal ja mujal, täna meil ei ole nii efektiivsed, me ainult peatame kasvu, juurdekasvu, aga me ei kõrvalda täielikult epideemiat veel sellega. Et see viiruse tüüvi on natukene vastikum. Tänased andmed nakatumise kohta 1553 uut positiivset, just värskelt hommikul saabusid andmed ja haiglas hommikul seisuga on 699, siin ei ole arvestatud meie gynekoloogilne patsient, kes läks kaduma millegipärast statistikast, et tapne number 700 täna haiglas ja see jääb püsima praegu teatud ajaks. Vaktsineerimise andmed on siin, vaktsineeritakse usinalt muidugi 1700, aga usinalt nii palju, kui vaktsiini on. Ja see graafik, nagu te näete, jääbki seisma, et kahjuks kõrge platoo, kuhu me oleme jõudnud ja selle asemel, et alla minna, me bilansseerime selle tipul. Nii et see on üks põhjus, miks me olemegi mures tervishoiusüsteemis. Ja Harjumaa on see ülemine joon siin praegu. Jällegi saavutatud kõrge platoo ja me ei näe praegu, et see liiguks allapoole. Tallinn on enim rahvastatud linn Eestis ja kui epideemia siia sattus, eks ta siis levib vastavalt oma reeglitele, nagu ta peaks seda tegema. Viimased andmed Tallinna linna regioonide kohta, linnaosade kohta. Esikohal on endiselt Lasnamäe ja siis teisel kohal Haabersti. Pärnu linn varsti jõuab Lasnamäeni ja siis meil järgnevad on siin Mustamäe ja Põhja-Tallinn. Need on asjad, mis panevad meid muretsema. Me saame selle järgi planeerida, me teame, mis haiglale kõige suurem koormus langeb. Nii täna ongi, et Ida-Tallinna Keskhaigla, kes võtab patsiente Lasnamäelt kõige suurema koormuse all, teised tulevad appi. Meie haigla teenindab Haaberstit, Põhja-Tallinna regiooni, PERH, Mustamäe ja Harjumaa, nii et ega nii ta ongi, nii jaotab ka meie koormus vastavalt sellele. Ja kui me räägime vaktsineerimisest, siis veel, ütleme nädal aega tagasi Harjumaa protsent oli 5, nüüd on ta juba 7,5
7 praktiliselt võib öelda, et vaktsineerimise protsent, mis on 1 doosiga pooleli vaktsineerimine, kasvab. Kõige kõrgemad numbrid on praegu Hiiumaal ja siis Läänemaal, Saaremaal, need siin väga tublid inimesed, tublid perearstid ja kes usinalt vaktsineerivad. Lääne-Viiru ka üsna tubli ja seal olukord ka pareneb vaikselt. Rakvere haigla on koormatud, aga ei ole enam nii ülekoormatud, nagu ta oli paar nädalat tagasi. Ja muidugi murekohaks, mis on kõige vähem vaktsineeritud piirkond, on endiselt Ida-Viiru. Seal ka läks paremaks nädalaga, et nädal aega tagasi oli seal 3%, nüüd on juba peaaegu 6%. See protsent kasvab ja ta võiks kasvada veelgi kiiremini. Aga ma ütlen, et need inimesed tõesti hästi paljud, kas pelgavad vaktsineerimist põhimõtteliselt või hea meelega saaksid alternatiivset vaktsiini. Ja ka Tallinnas, ma arvan, on sama olukord ja et inimesed usaldavad pigem seda, mida nad ei ole veel käes hoidnud ja mis mujal kusagil olemas. Olukord täna selline, et kas see Sputnik ilmub või ei ilmu Euroopa Liitu, me ei tea ja millal ta ilmub, me ei tea. Juhul, kui ta peaks olema, peaks heakskiitu saama Euroopa ravimiagentuuri poolt. Nii et olukord on selline, nagu ta on ja minu tuttavad Venemaalt, kes kirjutasid siin chatis, ütlevad, et sisuliselt Venemaal Sputnikuga vaktsineerimine ei ole superpopulaarne tegevus ausalt öeldes, ja kusjuures vaktsiini ei jätku. Suuremad linnad saavad vaktsiini rohkem, seal näiteks Moskva, Peterburg, aga samas mujal on defitsiit päris korralik ja inimesed otsivad mustal turul Pfizerit ja nõus maksma selle eest kuni 2500 eurot, et seda saada. Nii et igal pool, kus me elame, meil tundub, et kusagil mujal on tunduvalt parem kui siin, kus me elame. Aga samas, kui me räägime vaktsineerimise progressist, siis Eesti on väga kõrgel positsioonil vaktsineerimise protsessi osas võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega. Ega lihtsalt Euroopa Liidus on vähe vaktsiine, aga Eesti ei ole siin üleüldse halval positsioonil. Nii et tõesti kinnitan, et mitte selleks, et kedagi kaitsta, aga lihtsalt päriselt ma näen, et kõik näevad vaeva. Haigekassa ja ministeerium ja Terviseamet näevad vaeva selleks, et Eesti riik olekski vaktsineeritud. Ja haiglad tahavad panustada, meil vaktsineerimiskeskus, Lääne-Tallinna Keskhaigla vaktsineerimiskeskus, Kultuurikeskuses Kaja on valmis olekus. Ta on mehitatud, me oleme valmis, andke vaktsiini, me vaktsineerime, aga vaktsiini ei ole Eestis. Et see ongi probleem. Ja prognoos on keeruline, et küsimusel ka haigekassale, millal meie vaktsineerimiskeskus võib avada oma uksed ja massvaktsineerimine stardib. Selget vastust meil kahjuks praegu ei ole. Et kas see on siis aprilli lõpp või see on mai algus, kahjuks ei tea, võivad esineda mingisugused episoodilised aktsioonid jälle, et vaktsineerime 70+ või 60+ või mis iganes, aga ainult selles raames, kui palju meil reaalselt vaktsiini hetkel on. Selline on meie reaalsus. Ja haiglates, see on eilne seis, oli meil olukord selline, et väga suurt juurdekasvu haiglaravile ei olnud. Nagu ma täna ütlesin, täna on 700 ja võib öelda, et praktiliselt bilansseerib ta ühel ja samal tasemel ja intensiivravi vajadus on peaaegu sama. Täna ma näen, et intensiivravi voodihõive Põhjameditsiinistaabi regioonis 88% ja lõunaregioonis on 84%. Kõige suurem voodihõivega ongi 3. astme intensiivravi. Tavapalatides voodikohti on, teises astmes on vähem, kõige kriitilisem olukord. 3. astmes on need juhitaval ventilatsioonil narkoosis haiged kõige raskemas seisundis.
ja need haiged juba liiguvad Tallinn-Pärnu ja Tallinn-Tartu vahel ja noh, küll me praegu sellega saame hakkama veel, aga kui me räägime välisriikide abist, siis no, ütleme, et Läti võib-olla sinna haigete vedamine on natukene komplitseeritum, sellepärast päris kaugele, aga me räägime Soomest, mina ei välistaks sellist varianti, et need kõige keerulisemad, kõige raskemad patsiendid helikopteriga võiksid liikuda ka üle lahe. Et sellist ettepanekut me oleme ka teinud, et vajadusel teoreetiliselt, kui meie kolleegid teistest riikidest oleksid sellest huvitatud ja nõus, siis see projekt võiks realiseeruda tulevikus. Aga praegu jälgime seda olukorda, need mõned kohad on ja kohad vabanevad, täituvad, vabanevad, nii protsess käibki. Nii palju siis minu poolt ja kas teil on küsimusi? Jah, esimene küsimus tuleks selle haigestumise taseme kohta, et kui meil tuleb 1500-2000 inimest päevas juurde, et mis on siis selle haigestumise raskuse nii-öelda jaotus selle sees? Palju sellest haiglasse läheb ja palju sellest koju jääb ja palju sellest hoopis kergelt läbi põeb, et kas sellist statistikat on? No ma ei hakka otsima praegu ühte slaidi meie haigla näitel võib-olla. Ma vaatan infektsioonikontrolli staabi slaidid 17. märts. Ma võib-olla näitan ühte slaidi, mis illustreerib seda, kuidas jaotuvad haiged meie haiglas konkreetselt intensiivide vahel ja et nimelt, see on üleüldine trend meie haiglas näiteks, kuidas see näeb välja, et kuhu me oleme siin jõudnud nende patsientidega ja muidugi selle taga on täiendav voodifond, et mitte see, et me lihtsalt võtame rohkem haiged, aga selle taga on see, et läks kinni näiteks 1,5 õendusabi osakonda ja patsiendid olid laiali saadetud kahjuks. Ja siis me tänu sellele saime teha täiendavalt COVID-3 osakonda ja saime seda avada 24 voodikohta. Ja lisaks veel on osaliselt kinni skleroosis multiplexi osakond, on osaliselt kinni uroloogia üle viidud samale pinnale koos kirurgiaga ja proktoloogiaga. Gastroenteroloogia on osaliselt kinni, 2 palatit on jäetud ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja siis tänu sellele avatakse need osakonnad. Ja siis tavaprofiilis need haiged on nii, et see on siis olnud siin kogu aeg kasvutrendiga, et need on tavapalati voodifond, kui palju neid haiged. Kokku me teame, et umbes 6-7% haigetest, kes nakatuvad, vajavad haiglaravi. 6-7% on see number praegu. Ja siis need, keda hospitaliseeritakse, nendest haigetest 90% vajavad hapnikravi. Kes suuremal määral, kes väiksemal määral. Need haiged, keda ma siin näitan meie haigla näitel, 90% näiteks siin 21. märtsil, nendest 90% vajavad hapnikravi, ehk siis umbes 79%. Ülejäänud on need, kellel COVID kaasuvana haigusena ja nad hapnikravi ei vaja. Ja need patsiendid, kes on intensiivravil, jällegi on korralik juurdekasv ja teise astme intensiivravi, see ala, mis on siin kasvanud 15 korraga haiged ravil ja kõigub, need patsiendid vajavad mehaanilist ventilatsiooni. See on toetav ventilatsioon hingamisaparaadi abil, maskiga, nad on teadvusel ja nad vahest mitu päeva peavad selle maskiga, mis on väga-väga tihedalt näo peal, peavad elama ja hingamisaparaat aitab kaasa sissehingamisel ja hoiab ringkeres pidevat kõrgenenud rõhku ja sellega antakse rohkem hapnikku organismile.
ja siis need on kõik esimese ja teise astme intensiivid nakkuskliinikus ja COVID osakondades ja sinine on siis kolmanda astme intensiivravi, kus haige juba narkoosis juhitaval ventilatsioonil. Neid kohti ainult 2 ja sellepärast siin eriti suurt juurdekasvu ei ole. Me saadame neid haigeid mujale PERH-i või siis Pärnusse, ITK-i, kus on veel vabad kohad olemas, aga see pruun osa ja kollane osa on need, kes on mitteinvasiivsel ventilatsioonil, kes sõltuvad hingamisaparaadist, aga nad ei ole narkoosis. Niimoodi jaotub see haigestumise profiil. No see on, aitäh. Aga kui palju on kergeid haigeid üldse kogu selles massis? Kuidas see jaotus on? Ütleme, kergeid ongi circa 93-94% haigetest põevad suhteliselt kergelt. Täiesti asümptomaatilisi on kuni 10% ja siis ülejäänud esinevad ühed või teised sümptomid. Ehk siis circa 80+%, kellel sümptomid olemas. Need, kes kodus põevad, ega nendel ei ole see ka niimoodi, et kõik on väga hästi, ütleme. Et need, ütleme, tõsisemad sümptomid, aga mis ei vaja haiglaravi, on neid kuni 15-20% haigetest. Nendel on kõrge palavik, nendel on siis maitse kadunud ja lõhnataju kadunud ja nii edasi. Ja lisaks sellele on ka suur nõrkus, mis võib püsida paar nädalat lausa, 10 kuni päeva kuni 14 päeva. Mõned seda kirjeldavad ja sellega kaasneb totaalne jõuetus. Aga mõned põevad väga kergelt ja tulevad sellest ilusti välja ja ei märkagi üldse, et nendel oli see viirus. See on loterii. Ma ei välista, et mingi geneetiline alus on sellel selektsioonil olemas, et kes on resistentsem selle viiruse suhtes, kes vähem. Aga nii ta on. Ma küsiks teise küsimuse veel kohe otsa. Nüüd vaktsineerimise pool. Kui suur on ikkagi nende inimeste osatähtsus, kes nüüd selgelt seda AstraZenecat kardab ja kategooriliselt just AstraZenecast ära ütleb? Ma ei tea. Ei oska vastata selle küsimusele, et sellist statistikat vast ei ole praegu veel. Ja siin kõigepealt ülevaade puudub, ma arvan, ka riiklikul tasandil selle kohta. Ja see nüüd võib olla ülevaade parem perearstidel, kes peavadki vaktsineerima, kes võtavad ühendust oma patsientidega, kes praegu vaktsineeritakse just vanemat gruppi, vanemaid rühmasid, esmatasandi või esmaliini töötajad vaktsineeriti ka AstraZenecaga. Et seal oli seinast seina. Ma ise pidin tegema selliseid, kuidas võib öelda, presentatsioone ka Päästeameti töötajatele, Eesti Raudtee töötajatele ja teistele, Eesti Keemia ja et meil probleemiks oligi, et ei soovinud vaktsineerimist kuni 50% inimestest, kui mitte rohkem. Ja ilmselt kardetakse eelkõige just AstraZenecat. Ega ma ise ütlen, et see info, mis tuleb pidevalt ja muutuv info, muutuv kommunikatsioon, ega ka meedikutes see ei ole väga motiveeriv meedikute jaoks. Me ise oleme väga sügavalt mures, et millega me inimesi vaktsineerime täpselt. Et need andmed tuleb juurde ja kui võib-olla 2 nädalat tagasi ma olen pisut optimistlikum, täna ma jälle olen olukorras, kus ma ei ole väga kindel, et kõik on hästi, et kuna need sõnumid muutuvad ja meie ka jälgime meie patsiente, me õpime ja me näeme võib-olla kohati midagi sellist, mida ei ole varem märganud. Näiteks me ise vaktsineerisime patsiente Pfizeriga ja siin haiglas, meie haiglas, need patsiendid olid hemodialüüsi haiged, nefroloogia osakonnas ambulatoorsed haiged nefrodialüüsis ja 2 vaktsiiniga vaktsineeritud inimesed haigestuvad, vaatamata sellele, et Pfizerit on saanud mõlemad doosid.
arutasime kolleegidega, nefroloogidega, mis probleem see võib olla ja surmatõenäosusega on see, et hemodialüüs peseb välja vaktsiini ja vaktsiini annus võib-olla peabki olema suurem nende räigetel. Et selleks, et see kaitseks reaalselt inimest. Kõik on võimalik, nii et võib öelda, et me õpime edasi ja infot tuleb juurde kogu aeg. Kuidas on arvamus selle kohta, et kas Eestil ei oleks olnud targem oodata ka selle AstraZeneca koha pealt selle asemel, et teatada, et meie paneme edasi ja võtta natukene seda muret maha selle asjaga? See mure on kahe otsaga mure, et kõige suurem mure meil, ma arvan, praegu on epideemia ja see ongi kõige suurem mure. Ja igale ravimil võivad olla ja ka sekkumisel, meditsiinilisel sekkumisel võivad olla omad tüsistused. See on ühel rohkem, teisel vähem, kaasa arvatud vaktsineerimisel võivad olla omad tüsistused. Kui vaadata nendele miljonide doosile, mis on süstitud ja sellele populatsioonile, mis sai AstraZeneca süsti, ja nende tüsistuste esinemissagedusele, siis ja kui me oleksime olukorras, kus meil on kõik rahulik, et meil on selline olukord, et me teame, et kusagil Hiinas võib-olla möllab koroonaviirus, meid see asi ei puuduta, aga igaks juhuks vaktsineerime ennast. Ja meil on selleks AstraZeneca, mille kohta on sellised justkui kindlad ja justkui mitte väga kindlad andmed. Siis ma ütleksin, jah, kuulge, aga ootame. Vaatame, jälgime, kuidas seal Hiinas asi toimub näiteks. Aga praeguses olukorras, kus meil Eesti esikohal maailmas nakatumise määra osas, ma ütlen, et meil vedas, et meil AstraZeneca on olemas, et me saame sellega edasi liikuda. Ja tüsistuste arv on üliväike, aga me peame sellega arvestama, et see risk on olemas ja peame õppima ja peame otsima võimalusi, kuidas sellega toime tulla. Et epideemia tipul olles me peame kasutama kõik need relvad, mis on meie käes hetkel olemas. Aitäh! Kellel on veel küsimusi? Palun. Üks osaleja küsimus on, et kas riigil on plaan vaktsineerida ka need noormehed, kes suvel kaitseväeteenistusse lähevad, et kui jah, et siis millise vaktsiiniga? Selle kohta mul info puudub, ma ei oska öelda. Kuna ma ei ole riigi esindaja, et mina olen haigla esindaja, ma olen täitja rollis ja minu kolleegid haiglas on täitja rollis, et meie ei planeeri vaktsineerimisprotsessi ja ei vastuta selle eest. Kas on veel küsimusi, palun? Palju neid A-residentseid on, kellele üldse külge ei hakka? Ma ei oska ka öelda. Selline kindel statistika puudub. See on spekulatsioon, kui ma seda ütleksin, et ei oska öelda, kas on selliseid üldse. Sest see kõik ju sõltub sellest, kas inimene on võib-olla asümptomaatiliselt põdenud, ei teagi sellest, et ta on läbi põdenud. Ja siis, kui ta puutub kokku konkreetselt positiivse patsiendiga ja jääb terveks, tema arvab, et tema on superresistentne ja tema sünnist saadik on resistentne olnud, aga tegelikult ta on lihtsalt läbi põdenud seda kunagi ja ta veel ei teadnud sellest. See kõik on võimalik, nii et täpne statistika selle kohta, ma arvan, puudub. Nii, palun veel kellegil. Mul on selle AstraZeneca kohta üks selline ütlus, et ma valisin selle kiirete näppude Tervisekassaga selle vaktsiini saamise. Valisin selle sellise koha, kus saab parkida ja sattusin ajakeskusesse, mida nüüd näidatakse telekas. Ja ma sain selle vaktsiini ja tegelikult ei ole sellel mingit sellist järelmõju ei minul ega mu abikaasal. Ma sain pühapäeval, esmaspäeval oli 36,9 temperatuur korraks, see läks kohe maha ja pärast seda päeval oli natuke rohkem unine kui muidu ja
nüüd on 11. päev ja mitte midagi ei ole sellega. See võib täiesti soovitada, kellel ei ole mingeid väga erilisi ja muidugi tänu Arkadi Popovile, kellel oli see asi seal Kaja keskuses väga hästi organiseeritud. Sest seal ei olnud sellist venitamist väga asjalikult ja isegi need inimesed, kes tulid ilma registreerimata, said seal oma pühapäeval nende laupäevaste arvel, kes ei tulnud, said oma vaktsiini kätte. Aitäh, suur tänu teile selle tagasiside eest, et ja me tõesti võtsime igaks juhuks varuga vaktsiini kaasa, et juhul kui tuleb rohkem rahvast, teadsime, et see võib juhtuda. Kusjuures statistika näitab, et inimestel 60-65+ vaktsineerimisel AstraZenecaga esineb vähem kõrvaltoimeid kui noorematel inimestel. Ma pidin kontakteeruma ja konsulteerima päästjaid ja politseinikke, kes AstraZenecat saanud, noored inimesed, välja arenenud muskulatuuriga ja hästi treenitud, sportlikud, terved inimesed. Nad olid ka lausa voodis peale vaktsineerimist 1,5 päeva, pidid sööma ibuprofeeni ja paratsetamooli selleks, et sellest vaevast lahti saada. Ja olid sügavalt mures. Aga samas inimesed, ütleme, vanemas grupist taluvad seda tunduvalt paremini. Ja ma arvan, et AstraZeneca tulevik suurema tõenäosusega ongi need inimesed, kes taluvad seda paremini, ehk siis 60+, nii nagu ka praegu ta on defineeritud. Aitüma. Arkadi. No mul on piinlik niimoodi paluda, teades teie hullumeelset koormust, aga kas püüame 2 nädala pärast jälle leida teie hullus ajatabelis akent ja kus saaksime oma huvilised hommikuklubiks kokku kutsuda. Tavaline päev on neljapäevane päev, aga teie aeg on tõesti seal niisugune, et ega normaalne inimene seda vastu ei peaks vist. Ei, midagi erilist. Ma arvan, et 8. aprill, jah, kui me räägime 4 päevast, 8. aprill praegu tundub realiseeritav. Igal juhul hetkel praegu tundub, eriti kui me seda hommikul teeme. No kas proovime kella 10 paika panna või kell 9 on parem, kumb sobib parem? Teeme 10 siis. Teeme 10. Suurepärane, suur tänu. Tegelikult on meie liikmeskonnas õige mitmeid ettevõtteid, kes saaksid panustada ja omalt poolt aidata. Ja meil on täna üks klubiline kohal, kes ka on midagi ette võtnud. Janek, räägi, mida sa oled teinud oma Janeres ja mida sa saad meile pakkuda? Nii. Et kui märtsis nüüd esimene lockdown oli ja kõik nagu kinni läks, siis meie kliendid hakkasid nõudma meie käest nii desoaineid kui maske. Esimese hooga ei olnud seda võita kuskilt ja siis me leidsime mingid jalgade desavahendit ja suur reits ettevõtte võttis, et too kas või seda, et saame hakkama ja eks me siis hakkasime esimese hooga kohe kiiresti seda tootma ja leidsime partneri, kellega koos me seda tootsime ja seda ikkagi läks tollel kevadel ikka väga hullult ja siis me leidsime ka maske natuke siia turule, et saime oma klientide vajadused enam ära lahendada. Tegelikult on meie põhitegevus 25 aastat juba kinnistusvahendite müümine, aga me hästi paindlikult kevadel muutsime oma profiili, et jätkuvalt ellu jääda ja kuigi see kinnistusvahendite pool ka ära ei kukkunud, sellepärast inimesed olid kodus ja poed olid meil lahti ja varustasime, käisid ikka poodides ja ostsid ja nikerdasid oma suvekodudes ja kodudes. Ja eks siis see asi mingil määral raugus ära, et kõik said
tootmised käima ja leidsid toorainet ja hinnad ka stabiliseerusid ja noh, täna me müüme ka muidugi jätkuvalt, aga muidugi niisugune nõudlus on stabiliseerunud, ütleks. Ja no eks nüüd on meil uus buum on need kiirtestid, et noh, neid me leidsime Saksamaalt partneri, kes neid toodab Saksamaal ja hakkasime neid tooma ja need on ka üllatavalt hästi liikuma hakanud ja üllatavalt hästi toimivad just. Täna hommikul viisin Pronto Francos ühele kliendile ühe karbi juurde, ta ütles, et jah, et tema on juba tuvastanud, no seal töötab kuskil 80 armeerijat, et tema on juba nädala ja testimisega on tuvastanud juba mitu haiget, keda on suutnud kiiresti illumineerida, et mitte nakatada teisi. Et selles suhtes need kiirtestid on ikkagi super asjad, et ma algul ei uskunud nendesse, aga ta näitab enne sümptomite algust juba paar päeva ja siis noh, ütleme 3-4 päeva peale sümptomite ilmumist, et mina pooldaks kahel käel, et riik nagu seda soosiks rohkem, aga millegipärast seda ei soosita, et noh. Ja sul on veerand tunniga on vastus käes, seda on nii lihtne teha, sa pead ninaneelu teda lükkama ainult 2,5 senti sisse, sa ei pea ajuteri teda välja torkima ja see tulemus on, noh, tootja testi põhjal 97%, noh, mina ei tea seda, mina usun seda tootjat ja noh, me oleme nagu selle vooluga kuidagi kaasa läinud. Janek Reitalo on Janere ja vaadake Janere koordinaate ja võtke Janekega ühendust, kui huvi on. Aga Arkadi, kuidas eelmine kord te rääkisite ka kiirtestist, et kuidas praeguse suhtumine kiirtesti on? Suhtumine on sama, et ei ole muutunud, see on üks vahenditest testimiseks ja samas see kõik sõltub sellest, kus seda kasutada ja kuidas interpreteerida. Et me räägime siin eelkõige sellest, et tundlikkus on see, mis päris meedikute jaoks on see piiranguks. Me ei kasuta neid väga aktiivselt tervishoiusüsteemis sellel põhjusel, et see deklareeritud tootja poolt tundlikkus, näiteks Panbio, mis iganes mingid teised, mida praegu pakutakse, varieerub seal 89 või isegi 83 kuni 97%. Ja kui neid valideeritakse, aga neid valideeriti kõik ka Eestis ja valideeriti, mida see valideerimine tähendab, et tehakse test kiirtestiga ja siis kontrollitakse pärast tavalise PCR-testiga, võrreldakse omavahel ja siis selgub, et circa näiteks 100 kindlad positiivsed patsiendi, kellel on tehtud PCR, klassikaline test masinaga. Ja siis nendest 100 patsiendist, kes on kindlalt positiivsed, 15 andsid negatiivset testi antigen kiirtestiga. Nii et see tähendab seda, et me ei leiaks 15 haiget sellest grupist, kes olid positiivsed ja kes olid levitajad. Haigla jaoks see selline usaldusväärsus nendel testidel ei sobi, et meile ta ei sobi, et see on liiga madal läbi meie jaoks. 15% mitte püütud positiivseid haigeid tervishoiusüsteemis tähendaks meie jaoks karantiini osakondades ja haigeid peavad sattuma isolatsiooni ja võib-olla keegi nendest sureb, kui need haigestuvad. Aga kui me räägime populatsioonist, üldpopulatsioonist, screening-uuringust, siis see on täiesti aktsepteeritav ja neid saab kasutada täiesti selleks, et ära selekteerida, välja selekteerida positiivseid pluss-miinus, mitte super täpsusega, et aru saada, kas meil on probleem olemas või meil probleemi ei ole. Ütleme pluss-miinus ja kätte saada suuremat osa nendest, kes on positiivsed. Aga töötavad need testid eelkõige
patsientidel, kes on sümptomaatilised eelkõige, et kelle sümptomid tekivad, kes on asümptomaatilised, efektiivsus madalam. Ja need ongi piirangud. Võite neid kasutada, aga ei tohi üle tähtsustada neid, seal on omad piirangud olemas. Aitüma. Kas on kellelgi veel lisada? Kui ei ole, siis järjekordselt me lindistasime selle ja selle lindi korda tegemine võtab, ütleme, päev ära, nii et homsest peaks olema ta meil ilusti uudisena ka lint järel vaadatav. Eelmise korra linti vaatasin ja see oli väga õpetlik, oli neid graafikuid uuesti näpuga vaadata. Hoidkem tervist, nautigem kevadet ja palju tänu, doktor Popov. Pidage vastu. Ja teiega. Aitäh.